Nii, kallid vaatajad. Tänane reisisaade toimub kahjuks ilma Liljenita, aga olen siis tulnud Jerevani. Palun siit saate teda ka vaadata. Vot selline on Jerevan. Ja see mägi, mille otsa ma roninud olen, see ei ole paraku Ararat, vaid see on Erebuni tsitadel ja nagu vana asulakoht. Nende müüride taga siin on võimalik näha igasuguseid väljakaevatud majakesi ja teekesi, mingeid templeid ja muid taolisi asju. Ja lugu on siin siis selline, et juba 9. sajandil nimetati siin nendel armeeniakeelsetel aladel olevat impeeriumi Urartu impeeriumiks. Ja üks nendest Urartu kuningatest pani siin siis 8. sajandil enne Kristust sellise linnakese püsti. Siin oli isegi garnison 6000 sõduri jaoks. Ja vot siit siis algabki Jerevani linna ajalugu. Ausalt öeldes see mägi ise siin eriti huvitav ei ole, palju huvitavam on tegelikult see Jerevani linn, mis siin praegu näha on. Kusjuures seda vana tsitadelli nad kaua aega üldse ei teadnud, et see siin on, nad alles 50. aastatel kaevasid selle siin kogemata välja ja nüüd on ta siis selline koht, mis reisiraamatute järgi on selline must-see atraktsioon. Ja natuke aega tagasi lahkus siit just üks kooliõpilaste ekskursioon, nii et tegemist on hästi olulise kohaga. Nii, aga siit alt paistab siis Jerevani linn ja kesklinn ongi umbes seal pool, kuhu ma praegu zoomin, aga ta jääb tegelikult natukene selle künka taha, et kahjuks seda Jerevani tähtsat sümbolit, seda mõõgaga Armeenia ema ei ole siit üldse näha, et see jääb veits nagu varju siit. See Erebuni koht on siin nagu täiesti linna ääres, selle taga on ainult tühjus. Ja mõned mingisugused tossavad korstnad on seal pool veel ainult. Et see põhiaction on siit kõik siis jääb põhja poole. Ja vot selline tossavate korstnate linn see Jerevan siis on. Ja kui siit natukene vasakule minna, siis nagu lääne poole on näha Ararati mägi. See tundub nii lähedal siit, et võiks nagu peaaegu õhtul jalgrattaga seal ära käia, aga tegelikult on see mägi Türgi territooriumil ja sinna ei ole siit absoluutselt võimalik minna. Piiriületust ei eksisteeri nende kahe riigi vahel üldse. Et tegelikult siin samas nende mägede või küngaste taga ongi kohe Türgi piir ja olgugi, et see mägi tundub nii lähedal, siis ta on täiesti kättesaamatu siit. Et kui tahta siit minna siin Ararati mäe juurde, siis peaks minema Gruusiasse ja Gruusiast Türki. Kuidagi nii peaks sinna saama, kui tahta mööda maad reisida. Vot selline on see saade Armeenia maalt. Tervitused kõigile vaatajatele. Ja järgmine saade, ma loodan, tuleb juba Liljeni panusega.